Abe TV 5. saates heidame pilgu kevadistele tegemistele Mulgimaa pealinnas. Kõigepealt väike sissevaade uude stuudioruumi, mille renoveerimist vedas MTÜ Noor Abja ja toetasid liiderprogramm ning Abja vallavalitsus. Rõõmustame uue mööbli, green screeni ja taustakardinate üle. Sporti on tehtud kõvasti ja kõrgel tasemel. 18. märtsil toimusid Abja spordi- ja tervisekeskuses Eesti noorte meistrivõistlused klassikalises tõstmises, mis tõi meie 4 uuele tõstepõrandale ligi 40 parimat noort tõstesportlast üle Eesti. Jüriöö jooks Abjas on pika ajalooga. Sel aastal sai oma panuse traditsiooni jätkamisse anda 20. aprilli õhtul. Eelkooliealised jooksid ringi ümber kultuurimaja ja võitja oli neist igaüks. Algklassid panid teatevõistluseks välja 7 5-liikmelist võistkonda, kelledest kiiremaks osutus 4. klassi võistkond Supermankid. Hea meel, et Karksinu ja spordikooli noored olid selles vanuseastmes tulnud konkurentsi pakkuma. Alates põhikoolist muutus jooksuring oluliselt pikemaks, võttes endalla pisut üle 3 kilomeetri Abjas kulgevaid teid. Põhikooli osas võitis 7. klassi võistkond Kapa ja gümnaasiumiastmes 10. klassi võistkond Kiiremad. Rada oli täispikkuses avatud täiskasvanud jooksjatele, kelledest meeste arvestuses oli parim Aimar Peterson ning ainsa naisena raja alustanud ja lõpetanud Urve Pirkavs. Kuigi jahe kevad oli meid sel ajal kõvasti kimbutamas, rõõmustas kõiki sportlasi ja korraldajaid sel õhtupoolikul kena päike, mis kõigil olemise rõõmsamaks muutis. Lisaks muidugi liikumisest saadav positiivne elamus. Suurim võrkpallipidu meie piirkonnas, Mulgipall, toimus sel aastal juba 4. korda. Rekordilise 3 päevaga registreerus võistlustele maksimaalselt 28 võistkonda, mis tähendab, et võistluste päeval 29. aprillil oli üle 200 inimesel spordihoones sagimist. Käisime ka Abe TV-ga sündmuskohal asja uurimas. Mulgipall on täpselt selline nii-öelda suvistest võrkpalli suurtest turniiridest kalendris esimene, mida kindlasti kõik pikisilmi ootavad. Pea kui registreerimine algas, siis esimese 2 päevaga oli üle 20 võistkonna ennast registreerinud, nii et Abjas on väga kihvt, ainulaadne ja ülikaasaegne superkoht sihukese ürituse tegemiseks, et väga vahva. Mulgipall 2017 võistluse võitis võistkond Tüm. Noored ekstreemspordi sõbrad võivad rõõmustada. Alanud on Abjas skatepargi ehitustööd gümnaasiumi mängude väljakul. Tänu MTÜ Abja spordiklubi liidermeetmest taotletud ja saadud toetusele saab sügiseks valmis 6 elementi, millel oma oskusi rulal, tõuke või trikirattal lihvida. veebruaril esinesid Abja kultuurimaja show-tantsurühma konkursil Move Your Body 2017, mis toimus Karksi valla kultuurikeskuses 4. korda. Kõige pisemad minivootantsijad võistlesid esimest korda konkursil ning võtsid oma vanuserühmas esimese koha tantsuga Tulevased kuningad. Voo juuniorid osalesid sel aastal konkursil 2 korda ning võitsid 2. koha tantsuga Nukker elu on minu jaoks ei. Voo tantsurühma vanimad tantsijad võitsid 2. koha kavaga Taltsutatud verejanu. Eriti paistis silma nende tehnilisus, jõulisus ja hirmuäratav välimus. Tantsufestivali kuldne karikas 2017 esimeses eelvoorus astusid 12. märtsil Pärnu kontserdimaja lavale Voo juuniorid ja Voo. Tihedas konkurentsis jäi meie rühmadel edasipääs kättesaamatuks, kuid 20 tantsijat osaleb 21. mail Tartu finaalis soolode ja duodega. Noori huvilisi nakatab tantsupisikuga jätkuvalt juhendaja Elle Agar.
Viljandimaa teatrihuvilised koolinoored said Abja kultuurimajas kokku 30. märtsil, mil toimus kõikide kooliastmete ühine teatripäev. Kogu päeva jälgis ka heatahtlik žürii, kes valis igast vanuserühmast parimad. Noorema astme võitsid Võhma kooli nooremad. Näitlejapreemia tõi koju Abja kultuurimaja lasteteatri Cipollino näitleja Miia-Brigitta Kommer ning näitleja eripreemiad pälvisid Grete Mäger ja Teili-Liis Suvi samuti Abjast. Keskastme parim lavastus oli Suurajani kooli See on see, kellele ma selle leiva annan ning vanema astme parim oli Abja gümnaasiumi teatritrupi etendus Godzilla lavastajaks Andres Linnupuu. Ma ei näe mitte midagi. Silmad nii pipitavad. Mis ilusad kõrvetad silmi? Mis toimub? Ai! Mis silmad? Lähme ära siit. Iga vanuserühma parim lavastus sai õiguse esindada Viljandimaad kooliteatrite riigifestivalil. Tallinnas toimunud 2-päevasel gümnasistide teatrilahingul pälvis nii näitlejapreemia kui õpilasžürii näitlejapreemia Kristi Villem Abja gümnaasiumi kooliteatrist. Teatriteemadel ka jätkame. Abja lasteteater Cipollino tähistas 30. märtsil oma 10. tegutsemisaastat värskelt valminud etendusega Buratino. Juhendajate Viive Niinemäe ja Rutt Mõttuse käe all on selle ajaga valminud 10 lavastust, milledes osalejad olid lahkesti palutud peost osa võtma. Eelnevatest etendustest ja väljasõitudest tehtud pilte vaatama ning sünnipäevatorti sööma. Et olla suur, peab olema olnud väike. Just selline Prantsuse mõttetera tänukaardil jääb mäletama 2017. aasta emadepäeva kõigile uutele vallakodanikele. 14. mail toimunud emadepäeva kontserdil musitseerisid Abja muusikakooli flöödiansambel ning lauljad Abja noortekeskuse laulustuudiost. Tähtsat päeva kultuurimajja tähistama tulnud väikese Rasmuse ja Lenna emaga ajasime ka pisut juttu. Väike Rasmus sinu süles on see poiss, kes sai täna oma elu esimese hõbelusika. Aga teie peres kasvab veel ka väike tüdruk Lenna. Ütle mulle, Liina, mis teeb väikeste lastega Abjas elamise toredaks? Kindlasti see, et siin on tunduvalt vähem inimesi kui linnas. Et siin on palju võimalusi olla looduses ja kuna me elame oma majas, siis väike Lenna saab näiteks olla ise hoovis, mängida liivakastis. Kas teie väikeselt toredal perekonnal on juba oma emadepäeva traditsioonid ka? Otseselt ei ole veel, et täna hommikul sain küll lilli ja mulle sooviti palju õnne sünnipäevaks, mis on ju põhimõtteliselt sama hea, et emadepäev on ju väga-väga oluline. Aga ma usun, et kindlasti, kui nad natuke juba suuremad on, kindlasti saab kaarte meisterdatud ja muud taolist isaga tehtud. Abja Paloja päästekomando päästetehnika ridadesse saabus 10. mail uus paakauto. Käisime masinat tervitamas ning uurisime, mida uhke torniga majases üldse tehakse. Sellel aastal siis Päästeamet soetas koostöös Euroopa Ühtekuuluvusfondiga 46 päästeautot, 26 paakautot ja 14 paakkonteinerit. Ja üks siis paakauto, nagu te näete, siis on jõudnud ka meie komandosse, mis on muidugi väga oluline meie piirkonnale, et kuna hetkel kasutusel olev paakauto on juba vanuse poolest sellel aastal täitus 51 aastat. Et alusauto on Scania, aga siis selle pealisehituse on ehitatud Poolas. Ja autol on katuse peal ka bassein, et kui sündmuskohale tulles, et siis saame selle põhimõtteliselt maha võtta ja autopaagi tühjendada sinna nende kiirklappide kaudu, mis auto külgedel ja taga asuvad, basseini täita ja auto siis saab suundada uuesti kohe kuskile veevõttu kohale. Auto nime hetkel on veel nimekonkurss veel käimas ja nime veel välja kuulutatud ei ole, aga nimi kindlasti tuleb. Teeme ära talgupäev ootas kõiki töökaid kätepaare Abja gümnaasiumi ümbruses 4. mail. Eesmärgiks ujula ja krossiraja vahele jääva heki mahavõtmine ja väljajuurimine, mängude väljaku nõlvade, staadioni, koolihoone ümbruse ja teeradade korrastamine.
ilusa ilmaga sai ära tehtud palju kasulikku tööd ning tegusa päeva lõpetuseks kosutati end talgusupiga. Lõpetamiste hooaeg ei ole enam mägede taga. 21. mail toimub Abja muusikakooli 7. klassi lõpuaktus. 28. mail Abja muusikakooli 4. klassi lõpuaktus ja kevadkontsert. 26. mail Abja lasteaia lõpupidu. Abja gümnaasiumi lõpuaktused toimuvad 22. juunil. 1. juunil lastekaitsepäeval oodatakse kõiki lapsi ja lapsemeelseid hommikusele kinoseansile Kultuurimajja, hiljem lasteaiatagusele platsile lustima ning õhtul noortekeskuse hoovi kontserdile. Tänast saadet jääb lõpetama hetk hooaja viimaselt kontserdilt, sarjast Muusika Eestimaale, mis tõi Abja Raivo Tahvenau ansambli ja solist Liisi Koiksoni. Kohtumiseni! Kohtumiseni!